me praegust siin oleme aedhortensia juures, keda me peaksime siis igal aastal lõikama vastavalt sellele, missuguse sordigrühmaga on tegemist, et praegusel juhul meil on siis hästi suuri õisikuid siin näha, mis on eelmisel aastal õitsenud ja selle õisiku saamiseks me peame selle põõsa siis lõikama tagasi seal 1 kuni 2 pungapaarile eelmisel aastal kasvanud osast. Ja talvisel perioodil võib olla juhtunud ka see, et mõned õisikud on siis lumeraskuse tõttu murdnud need oksad ära, et järelikult me kõik selle põõsa kevadel saneerime üle, vaatame siis ka need, mis on murdunud osad, lõikame kõigepealt välja ja lõikame välja siis ka selle osa, mis ei ole enam jätkusuutlik, järelikult kas selles oksas on siis vähe toitaineid olnud ja tõusev laskuv vool seal enam nii kiiresti ei käi, et järelikult tekib siia sisse ka niisuguseid peeneid oksi, mille me kõik siis eemaldame. Ja põhimõte on selles, et me alustame siit ülevalt, lõikame ära siis need kõige jämedamad oksad seal 1 pungapaarile ning kui meil siin sees on midagi murdunud, siis need murdunud osad lõikame täiesti välja. Ja hakkame järgult siis seda põõsast lõikama, kusjuures me peame siis arvestama seda, et need oksad peaksid ka pärast siia põõsasse ära mahtuma ja järelikult, kui meil siin on ristuvaid, üksteise vastu olevaid oksi, siis tuleb ka sealt valikut teha, et kõiki me siis alles ei jäta. Ja alles jätmise põhimõte on see, et mida jämedam see oks on, seda tõenäolisemalt ta annab siis järgmiseks aastaks meil ilusa tugeva kasvu ja kõik need, mis on hästi peened, need lõigatakse siit täiesti välja, et neid me siis sisse ei jäta siia. Ja järk-järgult me siis lõikame kõik need eelmisel aastal kasvanud osad ära. Nüüd see annab võimaluse siis sellel sügisel saada siia selline tugev võrse, mis lõpeb siis võimsa õisikuga, aga on ka aednikke, kes lõikavad seda võib-olla mõnikord teistmoodi, et lõigatakse ka näiteks ainult pool sellest ära. Aga sellisel juhul see põõsas pikeneb väga kiiresti ja kui siit kasvab palju võrseid välja, siis need õisikud jäävad väiksemaks, neid tuleb küll rohkem, aga tekib oht, et see põõsas ei seisa püsti meil, et siis on see lamandumise oht nagu kõige suurem. Ja see on sordi spetsiifiline, et kui meil on tegemist mõne kääbussordiga, sellisel juhul jäävad lõikamisse ainult need õisiku osad, sellepärast, et seal selline tugev tagasilõikus ei anna seda efekti ja võib siis juhtuda, et kääbussortidel üldse õisikuid ei arene, kui neid liiga palju lõigatakse. Et nendel sortidel, kelledel siis on hästi suured õisikud, nende puhul on see lõikamine siis ka eluliselt vajalik selleks, et need taimed siis ka püsti seisaks. Nüüd, kui me vaatame siit seda osa, siis näete, siin on need suured võimsad jämedad oksad, need me jätame alles ja siit tungib sealt teiselt poolt sisse niisugune osa, mis takistab siinse võrse kasvu, siis järelikult meil on kohustus lõigata ka mõned niisugused tüükad siit välja, mis ei ole eriti perspektiivsed, et sealt ei kasva siis midagi asemele ja järk-järgult me jõuame siis siia sisemusse ning saame siis siit näha seda, et meil jääks siis igale võrsele siin asemele kasvamiseks ka ruumi. Et järelikult need väga peened lähevad kohe välja ja hiljem me saame alati siis seda väiksemaks korrigeerida. Et meil tekiks siis siia sisemusse ka selline õhkruum ja kui nüüd on sellise vana taimega tegemist, siis meil aeg-ajalt kasvab siit alt välja ka niisuguseid tugevaid võrseid, millel on siis potentsiaal olla hiljem asenduseks. Et neid me lõikame ka siit natuke madalamalt siit tagasi ja juhul, kui nüüd siit hästi tugev võrse tuleb, siis järgmisel aastal me saame siit sisemusest juba lõigata neid väiksemaid välja näiteks ja asendada uutega, et meil tekiks siis niisugune rotatsioon siia sisse, et ega see oks ei ole igavene, vaid need ikkagi vahetuvad aja jooksul välja. Ja kui siin on nüüd eelmisest aastast jäänud edasi kasvamata osasid, ehk siis kõik võrsed ei ole siit edasi kasvu tekitanud, et järelikult need tüükad me võtame ka kõik saneerimise eesmärgil siit seest välja ja kõik see peene kraam, mis on
jätkusuutmatu, ehk siis ta ei ole lõppenud ka eelmisel aastal õisikuga, eks ole. Järelikult see ei ole ka sellel aastal potentsiaalne õisiku kandja, et need võtame kõik välja, et jääb siis ainult niisugune tugev, ilus, jäme oksaosa, mis siis produtseerib meile selle soovitud õisiku. Siin me näeme, et on tipus õisik olnud, et kui me seda nüüd lõikame, siis lõikame ainult, jätame selle, aga siit need peened me võtame kõik välja, sellepärast, et siit ei ole ta võimeline siis seda õisikut siia moodustama. Et need osad lähevad siit siis välja. Ja jõuame siia alla välja. Järk-järgult kogu aeg vaatame, et midagi siia siis ei jääks niisugust tüükalist osa. Ja saame siis selle põõsa ära lõigatud. Nüüd pärast lõikamist kindlasti tuleb siis ka väetada, et need asemele kasvavad osad siis oleksid võimalikult tugevad ja see väetamine võimaldab meil siis toimetada ka järgmisel aastal niisuguse lõikamisega, et me peame siis produtseerima ikkagi ta asemele kasvatama uut osa. Siin me näeme ka, et see on selline väga risti osad kasvav. Siin on hästi tugev selline üheaastane oksaosa, et sellest on siis potentsiaal kõige suurem asemele kasvamiseks, et selle me siis jätame alles ja niisugused peened me võtame kõik siit välja, et neid me siia ühtegi ei jäta. Et siis saada ilus suur õisik selle aasta sügiseks. Ja kui siit alt tuleb midagi vibalikku, siis selle võib ära võtta, sellepärast et sellel ei ole võimet niisugust toest moodustada siia, et kõik see, mis on väga pisike ja peenike, selle me võtame siit seest välja. Ja kui siin sisemuses on mõned siis ka kasvatanud eelmisel aastal võrsega, nad on ära kuivanud, siis järelikult sinna seda valgust ei jõua, et need võib alati välja võtta, et neid me siis sinna sisemusse kunagi ei jäta. Ja kui on palju sellist peenet kraami ja soovime, et see alles jäänud kraam hästi tugev kasvaks, siis me võtame ühe välja ja eeldusel, et me seda teist vähendasime, siis äkki kasvab sealt midagi, et kuna seal oli selline tühimik, siis sinna võib jääda seda osa ja siit me võtame ka siis jällegi need jämedamad kõigepealt ära ja need peened vaatame, et need me lõikame päris välja, et neid me siia sisse siis üldse ei jäta. Ja kui on väga palju, me peame arvestama, et võrse kasvab siit välja koos lehestikuga, siis tuleb vaadata ka nii, et nad ära mahuks, et järelikult mõningad niisugused osad, mis kasvavad väga risti, need võib ka välja võtta, et jääb sinna siis võrsetele ruumi, mis võimaldab siis uue niisuguse võrse kasvu. Ja kui on väga peenike, siis selle võtame ka ära. Nüüd me näeme siis, et igal kevadel peaks olema siis ta lõigatud selliseks ja järgmise aasta või selle aasta sügiseks siis kasvab ta uues sellise suure õisiku sinna peale.